Täpselt nagu Hamas tulistas meie pihta koolidest, haiglatest, kirikutest ja mošeedest, teeb sama ka Hezbollah Liibanonis. Ja see toobki meid kõige suurema probleemi juurde, millega me praegu silmitsi seisame. Nad on Ukraina-Venemaa sõjast kopeerinud droonitehnoloogia, mida juhitakse fiiberoptiliste kaablitega. Ja need on väga-väga ohtlikud, sest need võivad lennata väga madalal ja on põhjustanud tohutut hävingut. Me ei saa lubada, et see jätkub. Need on tegelikult kõige olulisemad. Iraani kogu Lähis-Ida domineerimise strateegia keskne osa. See toobki meid tegelikult selle suurima probleemi juurde, millega me praegu silmitsi seisame. See on droonitehnoloogia. Neil on nendele fiiberoptilistele kaablitele kinnitatud kaamera. Kaablid, mis on 10 kilomeetrit pikad ja nad saavad neid osta näiteks AliExpressist või kust iganes. Sa võid neid tegelikult osta. Ja nad kinnitavad need droonide külge, mida saab samuti internetist osta. Ja siis kinnitavad nad nende külge ka RPG-laengud. See on nagu täppis juhitav pomm, sest operaator, Hezbollah terrorist, kes on tagalas, näeb kõike. See on just, kui ta istuks drooni peal, vaadates oma ekraanilt selle külge kinnitatud kaamerapilti. Ja need on väga ohtlikud. Need on põhjustanud Ukrainas tohutut hävingut. Ma vaatasin neist videoid. Kui sa lihtsalt otsid Ukraina fiiberoptilisi droone, siis näed, et neil on nüüd terved piirkonnad, mis on asustamata. 20-30 kilomeetrit pikad ja laiad ning need on lihtsalt täis fiiberoptilisi kaableid. Lihtsalt täis, peaaegu nagu maisipõllul. Ja see on väga hirmutav, sest ilmselgelt ei saa meil midagi sellist Iisraelis olla.